Tere, mina olen Margit ja ma olen kodulooja. Ma loodan, et teil olid ka väga imelised pühade ajad nagu mulgi ja saite natuke puhata ja mõtlesingi, et keegi nagu nii pühadel ei viitsi arvutitki lahti võtta ja videot vaadata ja ma ka siis puhkasin ja ei teinud vahepeal tööd, nii-öelda seda YouTube'i tööd ja lasin teil ka puhata, nii et nüüd siis toimetan jälle vaikselt ja väike tõbi võttis mind ka vahepeal korra jalust maha, aga nüüd olen jälle enam-vähem aiast, korjan juba hunniku vitamiine ja turgutan ennast nendega, et igasugust erinevaid marju juba tuleb. Ja ma esimesed nuikapsad olen ära söönud ja kasutangi juust ja jagan ühte retsepti, mis mulle hullult meeldis, aga ma selle tegemist ei filminud. On nagu selline kartuli ja nuikapsa vorm põhimõtteliselt, et ma kasutasin värsket kartulit, et värske kartuli ja nuikapsa lõikasin nagu viiludeks niimoodi, suhteliselt õhukesteks viiludeks ja siis panin nad kihiti tavalisse ahjuvormi ja sinna vahele panin ka sibulaviile ja natukene küüslauku. Siin vahepeal ma näitasin, et ka brokolit juba varsti natukene saab, aga lillkapsa õisikut ei ole. Ühesõnaga maitsestad toidukoore niimoodi soola ja väikse pipra ja siis ka muskaatpähkliga ja valad selle kartuli ja selle nuikapsa nagu osa üle ilusti, siis küpsetad kuskil vähemalt pool tundi ahjus ja siis paned peale riivjuustu ja veel korraks mingi 10-15 minutiks ja väga hea vorm tuleb. Et soovitan. Aga esimene nuikapsas läks ikkagi toorelt. Ja siis ma näitan, kuidas me viimasel ajal teen jäätist ja see lastele ka väga meeldib. Ja mis on nagu hea lahja, et ei ole nagu väga selline rammus. Sinna läheb siis üks topsitäis seda kreeka jogurtit, aga võib teha ka skirriga. Nii et see on ka hea valgurikas toode. Siis suhkurt ei kasuta, aga panen 2 banaani ja suure törtsu mett. Ja hea, kui oleks ka hästi magusad maasikaid. Maasikaid läheb siin hästi palju. Ikka terve suur kausitäis. Niimoodi, et blender oleks täiesti täis. Siis blenderdad selle ära. Ja minul on sellised silikonvormid kunagi tellitud kuskilt, ma enam ei mäleta, kas AliExpressist, sest mul juba päris ammu. Ja siis ma kasutan neid taaskasutus jäätisepulke, et alati kui lapsed jäätis söövad, siis me hoiame need pulgad alles, peseme ära ja siis saame jälle neid kasutada. Ja siis valan need ilusti vormidesse, et sellest kogusest saab minu arust vähemalt 20 jäätist. Mul on ka topelt vormid, et ma siingi valan kõigepealt 8 ja siis veel 8, aga mul jäi veel seda üle, nii et seda võid ka smuutina juua. Ja siis sügavkülma ja mina alati panen mingi lõike laua peale, sest kui sa lihtsalt selle vormi paned laua peale, siis on ikkagi oht, et sa nagu transportimisel seda ajad natuke maha. Et kindlam on panna mingi lõike laua peale ja kui nad on ära jäätunud, tavaliselt mingi 4-5 tundi ikka läheb, siis ma tavaliselt võtan nad ka vormidest välja ja panen kuskilt kas kottidesse või niimoodi, et siis on hea võtta sealt, et vormid võtab nii palju ruumi. Ja siis soovi korral võid nad veel kasta sula šokolaadi sisse, nii see on eriti hea. Siin on üks projekt, mis mul on hetkel pooleli ja mille valmis olekut ma teile veel näidata ei saa, sest ta on endiselt pooleli. See on nagu päris kaua aega võtnud, et ma olen neid motiive ikkagi eegeldanud siin juba vist paar kuud vaikselt, aga ma teen neid ainult siis, kui mul on igav ja midagi muud ei saa teha, näiteks ma ei tea, vihmase ilmaga või vahest õhtuti niimoodi, et enne magaminekut natuke jälle teed mõne motiivi. Et mul vist mingi 60 motiivi on tehtud, et nüüd ma proovingi, et mis selle siis välja tuleb, sest ma
ma hakkasin alguses lambist neid motiive lihtsalt tegema, sest kuna see motiiv mulle lihtsalt hullult meeldib, nagu eriti see kollane on nagu mingi päevalill on ju. Ja see valge on siis nagu valge päevalill, mis mul on aias olemas, aga veel ei õitse. Et ma juba väga ootan, et ta hakkaks õitsema, siis ma saaks ka teiega jagada. Ja siis motiividest asjad mulle alati meeldivad selle motiivi mustri leiab, on selline kaardipakk Eestis olemas müügil nagu vanaema ruudud, kes ei taha osta, siis võib võtta raamatukogust ja seal on selline muster täpselt olemas. Ja siis sealt on mul ka see muster võetud ja lihtsalt hakkasin neegeldama ja see lõng on ka hästi mõnusates värvitoonides. Selle ma sain ka kuskilt Coopist, ostsin selline mõnusad piklikud dokid ja täpselt just sellised värvid, nagu mulle meeldisid. Ja ma praegu panin ta kokku niimoodi, et panin lihtsalt kõigepealt nagu esimese osa kihi panin, et arvasin, et äkki siit tuleb üks kaardiga niimoodi asi välja, et eest lahti. Ja siis panin tagumise osa täpselt samamoodi peale, et vaadata, kas jagub ja kui palju jagub. Ja tundub, et tuleb selline kampsuni moodi asi, et põhimõtteliselt seda võiks veel pikendada ja teha siis kas veel mantliks või teha selline pullover hoopis, et ei teegi eest lahti, aga ma ikkagi arvan, et ma teen ta vist eest lahti. Ma ei tea, ma saan seda veel töö käigus muuta, sest ma alles hakkan teda kokku õmblema. Et ma olen ta nagu enam-vähem kokku õmmelnud, aga näed, nii äge selline nagu 3-mõõtmeline on see. Need nupukesed on hästi ägedad. Ja oma seal aiamajakeses ma õhtuti istun ja eegeldan või õmblen neid kokku, sest praegu on nagu imeliselt mõnusad õhtud. Ma olen juba, esiteks, et on liiga valge on ju ja nii mõnus on õhtul, kus ma arvan, et kui ma seal praegu eegeldan, et kell on äkki mingi 10:30 õhtul ja täpselt nii valge ongi. Ja mis teine pluss on see, et mitte ühtegi sääske. Mul need aknad ja uksed kõik lahti ja ma olen ka õues istunud omal seal verandal või terrassil puu all ja seal õmmelnud ja eegeldanud ja mitte ühtegi sääske. Et täiesti imeline aeg on praegu. Ja õhtud on ikkagi suhteliselt soojad olnud, et mõni üksik õhtu on olnud, kus tahaks nagu midagi peale panna, aga tegelikult on olnud soojad. Tähelepanulik kuulaja vist märkab, et mul on natuke hääl ära ja on ka, et ma veel köhin natuke sellest viimasest tõvest, mis mul oli enne pühi. Aga hakkab juba paremaks minema. Veel üks retsept, mida ma tahan jagada, on see, kuidas ma nagu võimalikult palju tahaks süüa oma ürte ja rohelist aiast, mis ka annab ju väga palju vitamiine ja muid mineraale ja asju. Et selleks ma siis võtan aiast peotäis peterselli, peotäis murulauku, ka võtsin paar salveilehekest, siis võtan siit punet, päris mitu oksakest. Siis ma lähen võtan tilli. Till mul alles on selline väiksekene, see on ise külvanud till mul. See, mis ma ise külvasin, see ei ole veel nii suur, nii et seda ma pean veel ootama. Esimene laar on mul juba sügav külma pandud. Ja siis võtan ka tavalist sibulat ja siis lihtsalt hakin need suhteliselt suured tükid sinna kaussi ja panen jällegi peale natukene kreeka jogurtit ja sellist vedelamat kodujuustu. Ja siis mul on põhimõtteliselt nagu selline kaste või salat või ma ei oskagi öelda, ma ise kutsun seda kastmeks. Kogu aeg nagu külmkapis olemas, et ma kasutan seda näiteks, kui ma hommikul teen mingit wrappi, panen sinna vahele või teen hommikul omletti, siis panen sinna kõrvale. Et mulle meeldib ka vahest teha nii, et ma teen omleti sellise õhukese ja siis kasutangi seda wrappina, et panen sinna vahele siis seda ürdikastet ja siis vastavalt siis kas mingid kanaviilusid või juustu või avokaadot ja siis söön niimoodi, mis on ka hullult hea. Ja samamoodi sobib see täiesti tavalise keedetud värske kartuliga
ja siis, kui ma tahan veel sellist vedelamat kastet, siis ma lasen ta veel saumikseriga selliseks ühtlaseks ja siis ta on selline mõnus heleroheline kaste, hästi vedel. Et sinna võib ka veel lisada värsket kurki või redist või tomatit, aga mulle nagu meeldib niimoodi lihtsalt hästi palju ürte, et ta on nagu hästi paks. Ja siis mõned meisterdamised ma käisin, see oli juba tegelikult ammu filmitud, see on nagu juba kevadel. Meil kohalikus raamatukogus oli Torseti nööbi töötuba ja seal oli ka väike näitus nööpidest, mis on nii äge vaadata minu arvates, vanad nööbid ja neid igasuguse kujuga ja värviga ja seal oli üks selline tore muster või selline kollaaž tehtud nendest nööpidest, mida oli lahe vaadata. Ja väike info ka selle kohta. Ja siis see Torseti nööp oli minu jaoks täiesti nagu uus asi, ma ei olnud üldse kuulnud. Ja mõtlesin, et miks mitte proovida. Et see on põhimõtteliselt selline käsitöönööp, millest nagu nööp sai nagu alguse kunagi ammu Inglismaal 17. sajandil. Et tehti sellise rõnga peale erinevate lõngade ja niitidega ja siis ma tahtsin ka siis katsetada. Selgus, et Eestis on lausa üks selline Facebooki grupp olemas, kus nad teevad väga palju ja väga erilised, sest neid Torseti nööpe on nagu võimalik teha miljoneid erinevaid, et siin ei ole ainult ühesugused, et siin saab lasta fantaasia täielikult nagu lendu, et siin võimalused on väga suured ja põhimõtteliselt on vaja siis erinevaid neid niidikesi, mina kasutasin seal neid tikkimisniite, siis oli üks jäätisepulk, millest tehti süstik ja siis on vaja mingit rõngast, kas mingi kardinapuurõngas või dušikardinarõngas või selline. Et see saba hoida siit kinni, et ta jääb siis nagu peitu, et temaga ei ole hiljem rohkem mingit muret. Niimoodi. Ja see nööpaugu võtte rõngast läbi ja aasast. Ja siis see saba järjest jääb siia peitu. Niimoodi. Jah, ja siis lihtsalt teedki selle rõnga lõngaga üle, mis värvi sa soovid. Süstik on lihtsalt hea abimees. Siin on siis minu esimene rõngas tehtud. Need sõlmed kohad jäävad sinna tahapoole, põhimõtteliselt nad jäävad külje poole, aga selliselt lükkad need sinna tahapoole. Olen sõitnud selle, et ta läheb siia peale. Sõidan siia peale. Siis teen pooleks, lähen siia ülesse ja siis keeran ratast ühe nõksu võrra. Ja selle lõngaga, mis alla tulen, lähen nagu kella 7 peale ja kella 1 peale. Siis 8 ja 2. 9 ja 3, 10 ja 4, 11 ja mis ta siis tuleb. Aga iga kord ei tule need vahed võrdsed. Siis arutad selle ketta rõõmsalt tagasi ja proovid uuesti, nii kaua, kuni sa jääd rahule. Siis sa tegid sellise põhja, mille peale sa siis hakkad kujundama siis seda Torseti nööpi. Et sa lihtsalt võtad nüüd erinevaid värve, igasuguseid lõngakesi ja erineva paksusega võib olla. Et ma selle tegemist ei filminud, sest ma tegin seda hiljem kodus. Ja siis mina tegin sellise, et mul on siin näha, et on tehtud 3 erinevaga, et keskelt tegin selle sama lillaga, siis võtsin ühe roosa, et sa teedki niimoodi ülevalt alla punud. Ja siis võtsin ühe hästi tavalise akrüüllõnga ka lõppu ja tuli selline punutis põhimõtteliselt. Ja viimane meisterdus on see, et mul tüdruk ostis teksad, mis olid talle väikesed, aga hullult meeldisid ja tahtis ikka neid kasutada ja et saaks kanda. Ta ei viitsinud neid proovida ka, sest need said ostetud Humanast mingi 1 euro eest, miks ei viitsinud isegi proovida, kuna seal oli järjekord ka ja mõtlesin, et vast äkki lähevad, aga ei läinud. Ja siis mõtlesin, et okei, ma proovin need teha külgede pealt laiemaks, et ma ei olnud seda küll varem teinud, aga proovime siis. Ja siis lõikasin lihtsalt külgede pealt lahti ja sellised paksemad kohad ka nagu välja, et oleks kergem õmmelda.
ja alguses mõtlesin, et ma õmblen ainult sinna väiksed sellised kolmnurgad, et oleks nagu, sest tal on need ainult ülevalt selle vöö koha pealt ei lähe kinni, alt on parajad. Aga siis mõtlesin, et lõikan ikkagi lõpuni välja, et esiteks talle meeldivad ka sellised alt laiemad teksad ja siis on mul endal ka lihtsam teha, et panen nagu sinna alla võib-olla hoopis midagi pitsilist ja üles siis otsin nagu võimalikult sama värvi teksakangas, sest mul on nagu vanu teksariideid alles hoitud, et just selliseks lapitööks ja leidsingi peaaegu täpselt sama värvi ja siis mingi sellise pitsi panin alla ja tuligi sellised, mis läksid talle täpselt jalga ja nüüd ta saab neid kanda. Et tegelikult ei pea kohe ära viskama, vaid ikkagi taaskasutama. Aga tšauka, siis kohtume järgmine kord.